päeva. No endal ootamatult tulid välja ja võitsid tänase etappi ja algus ei olnud sugugi ju päris nii hea. Ei olnud et see oli hea siuke, ma ei suutnudki mõelda, et ma olin juba ikka väga rõõmus, et ma siia finaali jõudsin, et see oli hea siukene. Vedas kardiga ja vedas, et see punane lipp tuli. Kui palju sa üldse jälgid, et kuidas ja kus ja kas sa üldse otsid selliseid möödasõidukohti ka või lihtsalt vaatad, et kui keegi eksib, et siis tuleb minna? Jaa, et tavaliselt ma vaatan, kui jõun järgi ja siis ootan, kui on mingi hea võimalus, näiteks on parema kiirenduse, siis lähen sisekurvi ja pidurdan hiljem. Kui pikk su kardisõite staaž on siis üldse? Ma olen juba aasta aega sõitnud ja nüüd. See aasta aega sõitnud, see tähendab, et hobikarti ainult? Nüüd selle aasta algusel ostsime siukse vana võistluskardi ka, millega nüüd oleme natuke harjutanud, aga jah. Kui tihti ta käib see harjutamine, kui tihti sa üldse kardirooli satud siis? Nädalavahetuseti või vähe rohkem? See suvi ei olegi nii palju jõudnud, äkki paar korda kuus, jah. Oleme käinud. Tänane tulemus, kus sa 69 poisi tüdruku seast tuled esimeseks, on ikka päris kõva. Jaa, ma olen ikka väga ma olen rohkem kui rõõmus. Siin siis veel need, kelledel on peale esimest etapi poodiumil asja. Etapi võitja Kaur Koreikini kõrval võitis teise koha Gregor Tamm ja kolmas oli Jürgen Laansoo.